soomlased oma 80-kuubikulised Kawasakid rajale tõid, siis oli nende järel tükike tühja maad, enne kui meie poisid ilmusid. Igas masinaklassis selgus võitja 2 stardi kokkuvõttes ning poisid kihutasid 2 korda 18 minutit. Väga hästi aga liikusid soomlaste helerohelised Kawasakid ning nende liidriks näis olevat täna Migo Nüüman, kes tuleb varsti teie ette numbri all 2. Oleme näinud hooaja jooksul juba mitmeid noortevõistlusi, kuid ikkagi on tegemist algajatega. Poiste vanus on kuskil 11, 12, 13 aastat. Kes on sõitnud vähem, kes rohkem, kellel millised võimalused, sest eks ka isa rahakott ole suuresti selles spordis määrav. Siin on üks Läti võistleja ja lätlastelgi on pisut paremad väljavaated üldiselt selles masinaklassis läbi lüüa kui meie poistel, sest et Riia 50-kuubikulised mopeedimootorid on neile kättesaadavamad. Ja siin siis Migo Nüüman, noormees Soomest, kes sellel verivärskel krossirajal täna tõepoolest võiks öelda, et mehiselt sõitis. Ja mitte ainult tema, vaid ka kõik meeskonnakaaslased, number 3, Samsa Astala, siin siis veel kord Migo Nüüman ning sõit läheb tal päris ladusasti. Soomlased jõudsid eile laevaga Tallinna, täna hommikul said teha esimesed treeningud ja kodunesid nad selle rajaga päris kiiresti. Üldiselt aga tundub, et see rada nõuab kiire reaktsiooniga sõitjat. Hüppeid on palju ning põhiliselt liivapinnas nõuab ka head rattavalitsemist. Palju täna pealtvaatajaid oli, on raske öelda, kuid arvan, et 10 000 ei ole see piiral. Niisiis meie poistest oli eelmises sõidus kõige lähemal soomlastele Assar Kalvet. Nüüd aga vaatame, mida teevad noored 125-kuubikulistel, kus tänased liidrid on Raimond Paltkalvis Lätist numbriga 44, sakulane Marek Kuusik number 3. Nemad on oma sõidukeid varem väga vähe proovida saanud. Salduse motoklubi on rootslaste vahendusel hankinud Kawasakist, millest üks siis 125-ne anti Paltkalvisele. Kuusikule tõid aga pruugitud Yamaha soomlased eile. Marek oli vana KTM-iga saanud pisut harjutada ning seetõttu kodunes ta ka Yamahaga küllalt kiiresti. Ja siin siis näete, kuidas omavahel rebides need tugevamad täna eespool kohti jagasid. Sõitjad oli siin 40 ringis ja seetõttu on päris tihe rebimine ka ülejäänud kohtade pärast, kuid see hästi ette valmistatud ja lai rada lubab lahkelt ja lahedalt 40 sõitjal siin võistelda. Kawasaki firma mootorratas on väga heade amortisaatoritega ning saab ka rasketes kohtades silmapilkselt tuurid üles. Lätlane oli võimsa sõiduka vahetevahel täna ka hädas, kui see liigselt perutama hakkas. Tuli ka kukkumisi ette, kuid ikka ja jälle Raimond Paltkalvis tänu oma visadusele jõudis juhtpositsioonile. Kuusiku selja taga hakkasid aga kindlamaid positsioone sisse võtma ka soomlased Pasi Himile number 6, Petri Lahtensivu number 9, Juha Oiguri number 12. Küll aga on tuliselt kahju, et masinarikke ei lasknud lõpetada tänavu häid sõite teinud Valmiera krossi võitnud ja mujalgi silma paistnud Pose noormeest Mihkel Vaksi. Siin aga siis Raimond Paltkalvis number 44. Pikk õhulend lõpeb sujuva maandumisega ja nii ei ole erilisi raskusi ratta valitsemisega. Küll aga need CZ-mootorrattad, millega meie enamik noori sõidab, ei vasta enam kaugeltki tänapäeva nõuetele ning
treenida ja harjutada nendega võib, kuid kui läheb tõsiseks võistluseks, siis on küll nii, nagu ütlevad võidusõitjad ise, et Cesett on tänapäeval komplekt tagavaraosi. Siin on veel Soome noormehi sõitmas, kes küll kõik ei ole samuti sellest klassist kui nende liidrid, kuid ikkagi on hea võimalus noorteklassil end võrrelda, kuidas siin ja kuidas sealpool lahte. Hüppe järgneb hüppele, trampliin trampliinile ja pealtvaatajad tõepoolest nägid peaaegu kogu raja ulatuses tõsist ja tihedat tööd, mida need noormehedki täna siis 2 × 18 minutit tegid, et oma klassi võitjad välja selgitada. Küsimus on siis nii, et tuleb saada võimalikult hea koht ja kohapunktide liitmine 2 stardi põhjal annab siis võitja, mida väiksem summa, seda parem koht. Siin Marek Kuusik oma Yamahal. Ja teise stardi algusse läksid siis parimate kohapunktidega Palk-Kalvis, Kuusik, Himila, Lahtensivu, Oiguri ja 6. Aivar Korjus, kes täna sõidab numbri all 5. Ja nii osavalt saab siis Yamahaga toime Marek Kuusik, Nõukogude Liidu üks paremaid juuniore, kellel medalitki liidu motokoolide meistrivõistlustelt. Saku katsesofoosi direktor Heino Reissar orgkomitee esimehena on vist selle üle eelkõige hea meel, et seda üritust, mida kaua ette valmistasite, on tulnud nii palju rahvast vaatama. Ja kui siin ringi vaadata, siis oleks võinud veel rohkem olla siin. Aga neid veel tuleb on näha. Aga siin nõlvade peal niisugused liivalagendik ja tore männimets, ma arvan, siin pühapäev ja niisugused nädalavahetused väga tore oleks aega viita ja vaadata. Kui palju inimesi nüüd teie teada selle võistluse ettevalmistamisega ametis oli ja kõik selle raja rajamisega eelkõige? No põhilised tööd on siin kulgenud kuskil 2 nädalat pidevalt. Terve ööpäeva ulatuses võiks nimetada. Aga ettevalmistustega kokku ilmselt kuni 6 aega on läinud. Ja siin tahaks veel palju üht-teist ära teha. Aga nii kuidas me jõudsime, tahtsime ikka selles rahvusvaheliseks ürituseks oma asjad korda ajada ja mulle tundub, et see enam-vähem on õnnestunud. Saku sofoos on niisugune majand, kes toetab motokrossi juba aastaid. Milline on motokrossi omapoolne niisugune tagasiandmine majandile? Kas või juba sellepärast, et Saku on suur asula. Siin on väga palju noorust, kellel meeldivad igast huvialad, võib-olla ka väljapool niisugust motohuvilisi kuskil ulakusi teha. Aga see väga palju seob neid noori praegu selle klubiga. Ja ega ütelda, odav ta ei tule. Aga kas te võite nüüd öelda käsi südamele pannes, kumb on Sakule rohkem kuulsust olnud, kas põllumees või motomees? Väga delikaatne küsimus. Kui ma ütleks, siis võib-olla varasematel aastatel oli Saku ka vabariigis nii esikümne hulgas oma toodangu ja näitajate poolest. Viimasel ajal on siiski meie rahvusvahelise klassi meistrid ja motomehed natuke rohkem ilma. Nii et on tarvis ka põllumehel pingutada? Kahtlemata, sest ega meie toidulaud on siiski küllaltki kesine ja me peame siiski omapoolse panuse ka selleks andma. Päeva mõjuspala oli kindlasti meeste võidusõit 500 kuubikuliste klassis. Konkurentsi lisasid lätlased, kes 5 uhiuut Kawasakit starti veeretasid. Tunnete need masinad ära siis helerohelisest värvist. Üks niisugune sõiduk on ka mullusel Nõukogude Liidu 500 meistril Viestrus Kaussisel, kes sõidab täna numbri all 26. Ja Salguse klubi, nagu juba ütlesin, on siis rootslaste vahendusel saanud endale need maailmaklassi tsiklid. Kaussise
julge sõitlus, hea tehnika andsid talle Andres Krestinovi ees oma 7-8 sekundilise edumaa, kuid Andres Kristinov ei ole tänavu Katšival sõites veel ühtegi võidusõitu kaotanud ning väga hea oli tema võistlus ka aprillikuus lätlaste suurimal krossil Valmieras, kus ta tuli 250 kuubikuliste klassi võitjaks, seal sõitis Kaussis 500-seid ja nõnda on Andres Kristinov täna siis number 1 jällegi Viesturs Kaussisega konkureerimas paremate positsioonide pärast. Stardis jäi pisut kaugemale teine sakulane Katšival Aadu Sikk, kuid ringilt hakkas ta siiski jõudma konkurentidele lähemale. Siku number on täna 2. Küll aga peetakse Viesturs Kaussist Nõukogude Liidu üheks julgemaks võidusõitjaks krossirajal. Siin aga stiilinäide Andres Krestinovilt, kelle Katšiva täna küll Kawasakiga võidu ei tahtnud hästi minna. Number 28 Uldis Salbs, samuti Salduse motoklubist ja Läti motohuvilised tulid siingi kaasa elama. Mullu Nõukogude Liidu meistrivõistlustel, kui Kaussis sai 500 kuubikulistel esikoha, tegi ta tõepoolest niisugust sõitu, et ühelgi konkurendil ei olnud võimalust talle vastu saada. Täna vast on Nõukogude Liidu meistrivõistlustel 250 kuubikuliste klass vaba, seega võivad osaleda kõik kuni 250 kuubikulised mootorrattad vaatamata margile ja seetõttu ka see klass on tänavu kindlasti liidu meistrivõistlustel omaette vaatamisväärsus, sest et neid välismaa firmade tsikleid on juba liidus üpris rohkesti ja seetõttu ootame sellest ka põnevat võidusõitu. Kuid täna ei olnud siiski Viesturs Kaussisel kõige parem päev, nüüd kui näete ekraanil Aadu Sikku, tuleb varsti sinna teie vaateväljaga jällegi Viesturs Kaussis, siin aga veel on Heiki Muuli, meie 500 sõitjaid, kes tavaliselt Z-mootorrattal suutis teha ja tegigi, mis võimalik, ent Z-iga siiski ei ole päris reaalne pääseda paremate hulka, kui niisugused firma mootorrattad rajal on. Nüüd tuleb siis Kaussis ja iga hetk te näete, et päris korras selle mootorrattaga praegu kõik ei ole. Jalg otsib tuge ja tugi on kadunud. Jalaraud on murdunud ja nüüd hakkab Andres Kristinov kohe-kohe lähemale tulema ja jõuabki talle lätlasele varsti kannule. Kuid samal ajal on ka Aadu Sikk tempot tõstnud ja tuleb omakorda tagantpoolt nüüd nõudma paremaid positsioone ja kuivõrd väga raske on jätkata eelkõige Viesturs Kaussisel selle jalatoeta, siis on Sikul juba reaalseid väljavaateid ka Viesturs Kaussise püüdmiseks. Siin aga on Uldis Salbs, kellega täna Sikk nii esimeses kui ka hiljem teises stardis pidevalt maad jagab. Kus on siis liidrid, nüüd kui vaatame korraks neid võidusõitjaid, kes pisut tagapool. Ja liidrid ongi varsti tulemas. Kuid Kristinov on ees ja on juba siis Viesturs Kaussisest suutnud mööduda. Kaussis aga jätkab vaatamata sellele, et ühte jalga vasakut pole kuhugi toetada, väga võitluslikult ja teab, et iga koht, mida ta selles stardis kaotab, võib kokkuvõttes täna kahe sõidu summas talle maksta hea positsiooni.
Sikk aga, panite tähele, number 2 all oli veelgi tulnud lähemale ja tagaajamine jätkus. Kaussis ja kohe ka Sikk. Ja nüüd siis on esimese stardi finiš tulemas. Andres Krestinovile siit 1 kohapunkt teise sõitu kaasa. Ja nüüd on lood nii, et kui õnnestub Aadu Sikul Kaussisest mööduda, siis läheb Krestinovelu teises sõidus pisut kergemaks. Ja siin nägite Siku finišit ja kohe ka tuleb Kaussis, nii et Sikk sai siis sellest sõidust 2 kohapunkti, Kaussis 3. koha eest 3 kohapunkti. Saku motoklubi vanemtreener Rudolf Krestino. No praktiliselt üle 20 aasta näeme siis ka Soome võidusõitjad Eestimaa pinnal võistlemas. Kui palju nüüd on ühel klubil olnud tegemist, et niisugune võistlus lõpuks saada ja et üldse neid kontakte soomlastega taas elustada? Meie klubi on tegelenud selle asjaga kuskilt 5 aastat, nii et need kontaktid luua. No ja konkreetselt, et nüüd need soomlased siia meie võistlustele tulid 9. mail, sellega me oleme tegelenud kuskil 2 aastat. Sõlmisime siin sõpruslepinguid, otsesidemeid Toiala Valgekoski klubiga. Eesti Impexi kaudu tegime, sealt läksid asjad meil untsu. Nagu kogemusi ka eriti ei olnud selle asja ajamises, siis me saime, nagu öeldakse, Agropromi alla ennast. Rahvusvahelise osakonna ülem Ain Talts võttis meid oma tiiva alla ja nüüd asjad lähevad kogu aeg meil mäest ülesse. Ja see lõpptulemus on siis täna meil näha ja kui esimene ring on nüüd sõidetud igas masinaklassis, milline siis kui treeneri tunne südames on? Ja no praegu on tunne päris hea, muidugi mis on kahju vaadata, kui me väiksed poisid ei suuda Soome poiste masinatele midagi vastu pakkuda. Näiteks Assar Kalvet meil tituleerime niimoodi, et Nõukogude Liidu tšempion 50-stes, mis ei suuda kuidagi konkurentsi pakkuda. Aga teistel ka võimsamad masinad 36 cm ja... No selge see, teistel on jah võimsamad masinad ja need pakuvad võrdväärset konkurentsi 125-stelt settidele 80-sed firmapillid. Eesti NSV tehnilise treeneri sõnade kinnituseks on siis ka 80-kuubikuliste teine start, kus jällegi on peategelased samad kui esimeses vaatuses. Nüüman, Laine, Astola, Kalatie ja Assar Kalvet, kes sõidab täna siis numbri all 1, teeb mis suudab. Üks on aga siis kindel, et nii siinpool kui sealpool lahte on kõige väiksemate poiste sõit suuresti ka isade rõõm ja mure, sest nii nagu Eesti poistel olid isad raja ääres ja aitasid nii kuidas suutsid, nii olid ka Soome poistel isad kaasas, kes omakorda andsid nõu ja jõuga iga pöörde juures poistele kas või sõnades hoogu juurde. Siin siis on Mikko Nüüman number 2 all, kes täna võitis mõlemad sõidud ja tuleb ka kokkuvõttes esikohale. Number 6 aga Pasi Himile. Ja siin number 1 all Assar Kalvet. Kellelt loodame tulevikus siiski suuri tegusid, sest et Assar on veel noor, nagu muidugi ka kõik konkurendid, kuid öeldakse, et tal on suur anne selle alaga tegelemiseks. Nägite siis ka ruudulist finišilippu 80-kuubikuliste klassis ja kokkuvõttes siis esikolmikus Nüüman, Laine ja Astala. Kalvetile aga
kuulub täna 6. koht. Nüüd teine start noormeeste 125-stel. Raginal rajale ja juhtpositsiooni suudab selles haarata Marek Kuusik. Raimond Spaltkalvis jäi aga alguses tahapoole ning vahele mahtus siin õige mitmeid Soome poisse. Ja tuleb siis Marek Kuusik number 3, kelle hea start andis lootusi. Ja panete tähele, et siin Spaltkalvis number 44 ei olnud siis kohe kõige ees. Noori sõitjaid meil jätkub. Me näeme neid Eesti krossidel rohkemgi kui 40 poissi, kuid just see tehnikamure, kuidas kasvada edasi noorteklassist täiskasvanute hulka ja millise sõiduriistaga seal jätkata, et pääseda Nõukogude Liidu paremiku hulka, need on need küsimused, mis nii ruttu ilmselt ei lahene. Nii et näete nüüd siis ka nende poiste sõitu, kes täna veel kõrgemaid kohti ei küsi, seda nii sõiduriistade kui ka enda ettevalmistustaseme tõttu. Kui ei olnud täna Viestrus Kautsise päev, siis võib öelda, et ei olnud täna ka Marek Kuusiku päev. Eelviimasele ringile minnes Marek kukkus liidri kohal olles ning hakkaski jälle paistma Spaltkalvise võit nii selles sõidus kui ka üldkokkuvõttes. Praegu veel Marek Kuusikut selle pildi peal näete jätkamas, Spaltkalvise ees, kuid varsti tuleb see saatuslik ring ja nõnda Kuusik jääb õige pikaks ajaks rajapervele seisma, enne kui suudab jätkata. Lõpuks sai ta siis selles sõidus 6. koha ja kokkuvõttes läks 3 hulgast seekord siiski koht välja. Ent lootusi ei maksa kaotada, kõik on veel ees. Olav Ihander, Vihte motoklubi ülem, oli Eestis juba 20 aastat tagasi ja seejärel ei olegi enam õieti sidemeid olnud. Ma niin 20 vuotta sitten tavattiin, Tyrillä oliko se? Tyrillä oli joo, siitä on 20 aastaa vaheaika. Jah, 20 aastat tagasi kohtusime selle mehega Türil motokrossil ja nüüd on tõepoolest ülev tunne olla sellel krossil ja ei oleks küll uskunud ega lootnud, et meie poisid sellel krossil nii hästi toime tulevad ja sõidavad. Neil on aga muidugi ka väga hea tehnika. Ja tehnika on meil tõepoolest hea juba õige mitu aastat, nii et sellega muret pole. Kui aga võrrelda seda, mis oli 20 aastat tagasi ja nüüd täna, tunne on tõepoolest väga suur ja mul on niisugune tunne, nagu oleksin maailmameistrivõistlustel. Siin on rohkem pealtvaatajad kui meil maailmameistrivõistluste etappidel. Ja kui ma autoga hommikul kohale tulin, siis vaatasin, et ohoh, siin on meile tulemas tõepoolest suur päev. Olav Ihander on niivõrd kaua olnud motokrossi alal ja teab, et ka meie poiste tasemele hinnangut andes
ütleb ta, et võiks siiski üritada pääseda MM-võistlustele. Ma ei tea, kas Nõukogude Liit seal käib. Jah, oli. Nõukogude Liit oli seal. Andres arvan, et on tasemelt küll selline, et kui MM-il 7. kord saadud ühel etapil, siis nende parema tehnika puhul läheks kindlasti asjad veel paremini. Andrestega tahame näha Karkilas 19. 20. augustil Karkilas siis Soome meistrivõistluste etapil. Ja nüüd siis 500 kubikuliste teine start, kus pilt oli jällegi sarnane sellele esimesele vaatusele. Tempo on tugev juba esimestest stardisirge meetritest. Rebib end jällegi ette Viesturst kaussis. Andres Krestinov on kohe tema kannul. Siingi järgneb hüppe hüppele. Salb, siis on Leningradi võistlejad, on veel mitmeid meie mehi ja jällegi Aadu Sikk stardist ei ole kohe kõige paremat positsiooni suutnud kätte võita. Nagu ma eespool juba ütlesin, Sikk oli see mees, kes täna klubikaaslase Andres Krestinovi elu kergemaks tegi selles sõidus, sest Andresel oli nüüd tarvis vaid jälgida seda, et ta mitte ei jääks rohkem kui ühe koha võrra kaussisest tahapoole, et siis kokkuvõttes ikkagi olla kaussisest ees. Ja siin siis Kaussis ja Krestinov teevad pealtvaatajate rõõmuks hästi pikki hüppeid. Siin aga näeme, kuidas Aadu Sikk saab hakkama selleski sõidus lätlase Salpsiga ja tõuseb 3. kohale. Sikk, kes on sotsialismimaade karikavõitja, on saanud Eesti meistrivõistlustelt rohkesti medaleid ja üritab neid ka sellel aastal võita. Kuid midagi nagu Sikku sõidus esialgu tundub, et jääb puudu. Eelkõige stardi kiirus on see mehes või masinas, kuid igal juhul annab ta stardiga praegu vastastele liiga palju võimalusi. Viesturst Kaussise mootorrattas on teiseks sõiduks taas korda tehtud, jalaraud on uuesti külge pandud ja nüüd ei ole midagi, mis segaks Viesturst Kaussisel seda teist starti võitmast. Kohe on tulemas ka järgmised mehed, Andres Krestinov, kokkuvõttes talle siis täna esikoht ja Aadu Sikk lõpetab selle sõidu 3. ja on ka kokkuvõttes Kaussise järel 3. Ja enne kui autasustamise juurde lõbustas pealtvaatajaid neid veel, kes kohale jäid, kapell Nurmenukk. Ja siin siis poiste 80 kuubikuliste võitjate autasustamine, rahalised auhinnad olid Saku Krossil lisaks veel eriauhinnad majanditelt ja ettevõtetelt ja siin siis Mika Nüüman, poiste 80 kuubikuliste võitja. 125-stel aga oli parim lätlane Raimond Spaltkalvis, teine Pasi Himile, 3. Petre Lahtensivu, Marek Kuusikule 3. koht, Juha Oiguri 4. Pasi Pasanen oli 5. Ja nüüd siis näete äsja lõppenud võidusõitu ja esikolmikut. Krestinov ja soomlasedki kutsuvad juba võistlema laupäeval Kosele. Siin siis Krestinov ja Läti võistlejad ning meie mehed. Nii et kohtume siis laupäeval Kosel ja pühapäeval Tihemetsa Krossil.